Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast kuulama raadiosaadet Räägime asjast. Me räägime asjast viimast korda Tre Raadio eetris, aga Ring FM'is, Ruut FM'is, Kuressaare Pereraadios. Osades neist raadiotest saade jätkub, aga Tre Raadios mitte. Me kolime üle muidugi teistesse kanalitesse, sellest me räägime saate teises pooles, kui me võtame eetris telefonile ka Siim Pohlaku, kes on siiamaani olnud Tre Raadio omanik ja kes räägib siis, mis edasi saama hakkab. Teiste teemadena räägime täna sellest, mis toimub Ameerikas, nii Põhja- kui Lõuna-Ameerikas ehk Venezuelas ja Minneapolises ja anname sellele oma hinnangu. Räägime täna natuke tagurpidi oma saadet teeme, viimane saade Tre Raadio eetris. Ma tahan rõhutada, saade ei kao ära, otsige meid mujalt üles. Aga me tavaliselt oleme jätnud välisuudised lõppu ja siis muud asjad tõstnud ettepoole. Täna me paneme siis selle oma Siim Pohlakuga tehtud telefoniintervjuu, kus me selgitame, mis siis edasi saama hakkab raadiosaatest kõige lõppu ja ikkagi välisuudised tõstame kõige ette ja väga lihtsal põhjusel. See, mis toimus nüüd kohe aasta alguses Venezuelas, aga veelgi enam see, mis nüüd toimub Ameerikas Minneapolises või Minnesotas, on väga tõsine ja siia juurde lisanduvad loomulikult siis arengud, kus ameeriklased on otsustanud ka Vene tankereid hakata siis Kariibi meres enda kontrolli alla võtma. Ja need on asjad, millel on globaalne mõju. Ja mul on muidugi kurb meel, et Eestis on väga vähe üldse, on sellist nii-öelda analüütilist kommentaari. Et meil on puha emotsioonitsemine. Meeldib või ei meeldi, no nii nagu Ukrainaga. Kas Putin on hea või halb, kas Zelenski on kangelane või veel rohkem kangelane. Et mitte kedagi maailmas ei huvita. Kas meeldib või ei meeldi või kui head inimesed meie oleme. See on nagu enda naba imetlemine. See, mille jaoks analüütiline saade või kommenteerimine on, millega meie sinu saates tegeleme, selleks, et me saaksime selgitada, miks mingid asjad juhtusid, kuidas mingid asjad juhtusid ja mis siis edasi hakkab juhtuma ja mis võib-olla veel kõige olulisem, mis on selle mõju meile ja kuidas me selle mõjuga kohanema peame või mis meie siis teha saame, et kasulikud arengud ära kasutada ja negatiivsed arengud kuidagi siis neid riske maandada või neid võimalikke negatiivseid tagajärge minimeerida. Et siin hüüatused stiilis keegi on halb või keegi on hea on minu meelest infantiilsed. Ja moraalne edvistamine. Ja me näeme seda ju, Marko Mihkelsonid, Urmas Paedad, kes kõik meil nüüd kargavad välja ja veel kord näitavad, kuidas neile ei meeldi Trump. Ei ole erilist uudist. Ei mis Trump teeb seda, mida ta tegema peab ja Trump teeb Ameerikat suureks. Nii territooriumi poolest kui ka sõjalise võimsuse poolest kui ka diplomaatilise võimsuse poolest. Majanduse poolest. Ja loomulikult selle kõige aluseks on majandus. Ilma majanduseta, ilma selleta, et sul on raha kõike seda teha, sa võidki keksida jalalt jalale, nagu meie minifüürerid siin teevad. Mis maksavad mingisugused tsahkna hüüatused? Hüsteeritsemised tegelikult. Need ei maksa ju absoluutselt mitte midagi, need muudavad Eestit ainult naeruväärseks. Kõik need hädaldamised rahvusvahelise õiguse rikkumise pärast, need muudavad Eesti naeruväärseks, sest et rahvusvahelist õigust selles mõõtmes, nagu ta eksisteeris, aktsepteerituna, sest et see rahvusvaheline õigus oli rahvusvahelise tasakaalu mehhanismi timmimise vahend. Ja nüüd seda tasakaalu ei ole enam. Ja ega rahvusvaheline õigus tuleb tagasi. Aga ta tuleb teisel kujul tagasi, siis kui on uus tasakaalupunkt saavutatud rahvusvahelistes suhetes ja suurriikide vahelistes suhetes tervikuna. Siis pannakse paika uus rahvusvahelise õiguse omakorda tasakaalupunktide mehhanism. Et kunagi ei ole ju nii olnud, et riigid ei oleks omavahel ilma mingeid kindlaid kokkuleppeid sõlmimata ja pidamata suhelnud. Alati on olnud mingisugused kirjutatud ja kirjutamata reeglid, millede alusel riigid oma vahekordi õiendavad. Ja need tulevad tagasi. Aga see Jaltas, Potsdamis
ja külma sõja ajal välja kujunenud rahvusvaheline õigus, see on tuulde lennanud, seda ei ole enam. Ja hädaldada ja hoiata, et rahvusvahelist õigust rikutatakse, ei maksa mitte midagi. Sellepärast, et rahvusvaheline õigus on muutunud praegu jõuõiguseks. Kellel on jõudu, see teeb, ja kellel ei ole jõudu, see ei tee. Ja see on põhimõtteliselt alati nii olnud. Isegi selle rahvusvahelise õiguse raamides. Siis on lihtsalt teistmoodi. Mitte nii selgelt rusikaga näkku lüües see asi käinud. Siis on käinud majanduslike survetega, sanktsioonidega, diplomaatiliste survetega, luuremängudega, ebameeldivate inimeste tühistamise ja vahetevahel ka füüsilise kõrvaldamisega. Nüüd tehakse seda avalikult. Sellepärast, et mida kiiremini selle rahvusvahelise õiguse kõrvale heitmise raames uued tasakaalupunktid leitakse, seda kasulikum ja parem tegelikult kõigile, kaasa arvatud väikestele riikidele. Ma küll ütlesin, et mida meie arvame või mis meie eelistus on, ei huvita mitte kedagi. Aga ma sinna juurde siiski ütlen, et mul on hea meel, et see rahvusvaheline õigus, mis meil siiamaani on olnud, meie silme on laguneb. Nii nagu mul oli hea meel, et Nõukogude Liit lagunes. Ja selle lagunemise käigus, kui ka Nõukogude Liitu lagunes, see, et ta lagunes, oli hea, aga see protsess ise ju sellega käis kaasas terve hulk väga palju negatiivseid asju, alates sellest, et inimeste elusäästud hävinesid, jätkates selles, et kuritegevuse plahvatus toimus ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Aga kui siis see nii-öelda mullistuste aeg mööda sai hakata normaalset ühiskonda ehitama. Ilma väärastunud ideoloogiata, ilma lõputu korruptsioonita, ilma võõrvägedeta ja nii edasi, nii edasi. Aga see üleminekuprotsess ei olnud meeldiv Eestis. Ja sama me võime praegu öelda. Ma jälestan, ma siiralt jälestan seda nii-öelda globalistlikku rahvusvahelist korda, mis meil on. Ikkagi kõigile tuletan meelde, et WHO pandeemialeppe, mille, kogu see WHO, millega meil tegeleti siin koroonarežiimi kehtestamisega, see on rahvusvaheline õigus. ÜRO pagulaskonventsioon, mille abil on Euroopa ju rahvastiku väljavahetamine toimunud, Euroopa tsivilisatsiooni häving toimub immigratsiooni tagajärjel, see on rahvusvaheline õigus. Pariisi kliimaleppe ja sellele eelnenud kliimakonventsioonid, ÜRO kliimakonventsioonid, see on rahvusvaheline õigus, see, mis hävitab meie elujärge ja tööstust ja kõike seda. See kõik on rahvusvaheline õigus. Kogu see homoagenda, Istanbuli konventsioon, transagenda, homoagenda, see on rahvusvaheline õigus. Selle ja Trumpi administratsioon on võtnud selge plaani see kõik tühistada, see kõik välja vahetada. Ja kindlasti Mihkelsonile see ei meeldi, kindlasti Paetale see ei meeldi, Paedile see ei meeldi, aga mulle see meeldib. Aga see meeldimine omab vähem tähtsust kui see, et mis siis sellega kaasa tuleb. Ja esiteks, miks ta seda teeb ja teiseks, mis sellega kaasa tuleb ja kolmandaks, mis meie tegema peame. Need on need küsimused, millele tegelikult peab keskenduma. Mitte sellele, kellele mis meeldib, vaid see, mis siis nüüd toimub. Ja minu vaade asjal on see, et Trump hävitab seda globalistlikku rahvusvahelist nii-öelda reeglite põhist maailma, mis on ju suures osas ameeriklaste enda poolt ehitatud pärast teist maailmasõda. Sellepärast, et see hävitab Ameerikat. Sellepärast, et see hävitab Euroopat. Ja ta hävitab selle korra ära, sest kui me seda korda ära ei hävita, siis hävineme meie ära. Meie tsivilisatsioon, meie ühiskonnad, meie riigid, meie heaolu, meie turvalisus. Sellepärast on seda vaja hävitada. Loomulikult sellega kaasnevad riskid ja seda missugune uus maailm sealt nüüd nii-öelda välja kasvab, ega me täna veel nii täpselt ei tea, aga selge on see, et maailmas on 3 jõukeskust, üks on Ameerika, üks on Hiina, üks on Venemaa ja üldiselt Hiina ja Venemaa on praegu liidus Ameerika vastu ja selles kontekstis tuleb näha ka Venezuelat ja ka Gröönimaad. Ja ka seda, kuidas Trump tegelikult süstemaatiliselt lammutab ju Euroopa Liitu, mille üle mul on ka hea meel. Aga see hea meel jälle, ma ütlen, vahet ei ole, kas on hea meel või mitte hea meel, Euroopa Liit hävitab Eestit. Ja sellepärast on Euroopa Liidu kadumine sobib. Annab meile lootust, ma ütleksin siis niimoodi. Ma ütleks, et kogu see rahvusvaheline õigus on olnud ju ka valikuline ja silmakirjalik. Missugune tohutu hea meil oli kõigil, kui Assad kukutati ja mul ei ole Assadist kui Vene agendist karvavõrdki kahju. Iraani agent oli ka, kõigile ta tegi seda. Aga sellest, et selle raames süstemaatiliselt hävitati Süürias
islami võitlejate poolt kristlikke kogukondi. Sellepärast ei tundnud keegi muret. Küll on meil aga muret tuntud palestiinlaste pärast. Aga mille pärast need palestiinlased teile kallimad on, kui meie usuvennad kristlased, õnnetud armeenlased, kes jälle jäid hammasrataste vahele. Nad jäid Osmani impeeriumis hammasrataste vahele. Nad toetasid Assadit ju ühel lihtsal põhjusel. Sellepärast, et Assad ei kiusanud kristlasi taga. Väga lihtne põhjus. Assad kiusas küll oma poliitilisi vastaseid ja kui poliitiliste vastaste hulgas oli armeenlasi või kurde või türklasi või ükskõik keda 3., 5., 6., siis poliitilistel põhjustel ta neid kiusas. Aga ta ei kiusanud neid kunagi usulistel põhjustel. Kristlikud kogudused, ükskõik olid nad koptid, olid nad armeenlased, olid nad mis tahes muu kristliku voolu esindajad, neid usu pärast taga ei kiusatud ja sellepärast kõik kristlased toetasid Assadit. Enese alalhoiuinstinkt, aga nende vastaste genotsiidide pärast ükski meie suur rahvusvahelise õiguse entusiast ei ole minu meelest kordagi muret tundnud. No nii nagu ei ole, see sama kahepalgelisus tuleb jälle välja siin Venezuelas, aga ennem veel, sa mainisid siin palestiinlasi ja kristlasi. Eelmisel aastal, 2025. aastal tapsid moslemid Nigeerias. Nigeeria on enam-vähem pooleks jaotunud, pool on kristlik ja pool on islamistlik. Islamistid tapsid 56 kuni 60 000 kristlast Nigeerias. Numbreid nii väga täpselt ei tea, sellepärast, et numbrid on seal raske öelda, aga... No, ja Nigeeria rahvaarvugi on raske öelda. Ja, just, aga need on kõik tsiviilisikud. Need olid kõik kooliõpilased, kirikuõpetajad, koguduse liikmed, seal oli täiesti tavapärane, et pühapäeva hommikul, kui kristlik kogudus tuli kirikusse, siis lihtsalt võeti kätte ja pandi see kirik koos kõigi sees olevate inimestega põlema. See on see, mis toimub Nigeerias iga nädal ja laibakuhi on seal umbes 60 000. Ja mitte kedagi ei huvita, aga võt, kui on vaja palestiinlaste pärast pisaraid valada, siis kõik rebivad särka ja riputavad tuhkapähe. Teine koht, kus mind kohutavalt ärritab see kahepalgelisus. Nüüd räägitakse Venezuela naftast. Ameeriklased võtavad Venezuela nafta ära. Mitte kedagi ei huvitanud. Minu meelest ei tohi lubada inimestel sel teemal midagi öelda, kui nad ei suuda demonstreerida, et nad on eelneva 5 aasta jooksul võtnud sõna Venezuela nafta äravõtmise teemal hiinlaste poolt. Kõik röövisid seda. Aga seda sama õõvastavat Kuuba režiimi, selle sama Venezuela naftaga on üleval peetud aastakümneid on Venezuela, Hugo Chavez oli see 99 aastal hakkas seal pihta, jah? Kes hakkas Kuuba režiimi oma naftadollaritega üleval pidama ja sai vastutasuks siis kuubalastest ihukaitseväelased ja kuubalastest luurespetsialistid. Kuuba raadioluure pani püsti oma antennid ja muu digitaalvärgi sinna Caracasse ja mujale. Et see teile, kallid sõbrad, muret ei tee, et Kuubal tapetakse teisiti mõtlejaid. Venezuelas ka. Kuubal inimesed elavad sõna otseses mõttes peost suhu. See teid ei pane muretsema, aga vaata see, kui äkitselt ameeriklased kogu selle kuratliku süsteemi seal likvideerivad, siis on kohutav, siis on Ameerika imperialistid võtavad Venezuela nafta ära. Ei ole niimoodi, tuleb ikka mõelda natukene sügavamalt ka ja tuleb asjaolusid uurida ja tunda, aga mitte paugutada kogu aeg mingisuguseid mustvalgeid propagandatõdesid. Ma uuesti tulen selle juurde, et kui inimesed muretsesid Venezuela pärast siis, kui hiinlased röövisid seda riiki ja hiinlased on röövinud seda riiki üle 10 aasta, siis neil on praegu õigus midagi kobiseda selle nafta teemal. Kui inimesed muretsesid varasemalt sellepärast, et Venezuela ei olnud enam suveräänne riik, sest ta oli võlaorjuses Hiinale, ta oli julgeolekualaselt allutatud Kuubale ja Venemaale, ta ei olnud suveräänne riik. Kui inimesed ennem jaanuarikuiseid sündmuseid on kusagil võtnud sõna sellepärast, et Venezuela iseseisvust on rikutud, siis praegu võib sõna võtta Venezuela iseseisvuse rikkumise teemal. Kui ei muretsenud sellepärast, siis nüüd tuleb vait olla. Ja kui inimesed räägivad, ja mina olen suur suveräänist, ma tõesti olen suur suveräänist, ma arvan, riikide suveräänsus on nagu rahvusvaheliste suhete nagu nurgakivi.
aga selle juures tuleb ju aru saada, et riigid on eri suurusega, riigid on erinevate võimalustega ja see suveräänsus, praktikas osadel on rohkem suveräänsust kui teistel, nii lihtne see maailm on. Aga Venezuela ise rikkus ju teiste riikide suveräänsust kogu aeg. Venezuela sekkus Ameerika valimistesse. Venezuela pesi raha Ameerika, ütleme siis, demokraate rahastas. Venezuela sekkus Kolumbia valimistesse, sekkus, mis see teine riik tal seal naaberriik on, kus need kommunistid võimul on. Tema rikkus kõikide teiste riikide iseseisvust ja suveräänsust kogu aeg. Et siis sellises olukorras nutta, et nende suveräänsusest ei peeta lugu, on jälle üdini kahepalgeline ja valelik. Aga mina jälle, ma mõtlen, et need on kõik sellised heietused, millega tegelevad reaalsusest irdunud ja loosungites ja sellises akadeemilises või idealistlikus maailma parandamise mõttevoolus olevad vasakpoolitsejad. Aga päris küsimused on mujal ja päris küsimused on selles, et kui sa loed Ameerika rahvusliku julgeoleku strateegiat, mis nüüd välja tuli novembrikuus, siis seal on nii selgelt öeldud. Ameerika ei tegele režiimi vahetustega teistes riikides, neid ei huvita, kas seal on demokraatia või mitte. Nemad sekkuvad siis, kui mõni riik, mõni valitsus hakkab tegutsema viisil, mis on kahjulik või ohtlik Ameerika Ühendriikide rahvuslikule julgeolekule. Ja see tähendab seda, et Trumpi ei huvita, et praegu on Süürias võimul endine ISISlane. Teda huvitab see, et see endine ISISlane ei teeks asju, mis Ameerika julgeolekut ohustab. Trumpi ei huvita, et praegu ei toimunud ju Venezuelas režiimi vahetust. Vastupidi, seal toimus kokkuleppe režiimiga. Eks me näeme, kuhu see välja jõuab või mis see kokkuleppe on, seda me täna ei tea. Aga põhimõtteliselt ju senine kommunistlik eliit ja sõjavägi on seal ju edasi võimul praegu. Ja lugesin, et Marco Rubio ütles, et kõigepealt on vaja Venezuela stabiliseerida ja siis alles demokraatiat, siis saab alles teha demokraatlikud valimised. Ehk siis nad ei tegele režiimivahetusega, aga nad kõrvaldasid rahvusliku julgeoleku ohu. Ja millest minu meelest Venezuela puhul lihtsalt liiga vähe räägitakse, on kaks asja. Esiteks, see oli kujunenud Hiina platsdarmiks lääne poolkeral. Koos hiinlastega olid seal ka iraanlased ja kuubalased ja venelased sees, kõik ühed sõbrad koos. Ja teiseks Venezuelast oli kujunenud Ameerika süvariigi selline eksterritoriaalne platvorm, kust Ameerika süvariik tegeles Ameerika sisepoliitikaga ilma igasuguse tsiviilkontrollita. Ja Trump läks sinna sisse Ameerika süvariiki kontrolli alla võtma. See on minu meelest asi, millest üldse ei taheta rääkida ja üldse ei taheta aru saada. Ma vaatan seda, kuidas praegu vinguvad venelased ja kuidas vinguvad hiinlased. Nad tõesti vinguvad ja vingerdavad. Ja ma juhiks tähelepanu ka selle tankeri intsidendile. Vaadake, kui vaoshoitud on venelased selle tankeriga. Ja miks? Sellepärast, et see tanker ei vedanud naftat. See tanker vedas tõenäoliselt, kumbki pool ei ütle seda välja, Vene luure tehnikat ja Vene spetsialiste ja muud seesugust. Et venelased evakueerusid sealt kiires korras ja sellepärast, et seal on kümneid ja kümneid tankereid praegu. Ühtegi ei võeta rajalt maha. Aga see üks võeti. Sellepärast, et Ameerika luure ütles, et seal peal on asjad, mis ei tohi tagasi minna Venemaale. Ja võetigi see maha ja venelased on vait. Nad vinguvad, jällegi räägivad rahvusvahelisest õigusest, aga mitte midagi ei tee. Mitte midagi ei tee. Saatsid küll või jõudemonstratsiooniks oma allveelaeva sinna ligidusse, aga allveelaev ei liigutanud sõrmegi. Mingeid torpeedosid ei lastud välja, mingeid rakette ei lastud välja, mitte midagi. Sellepärast, et venelased teadsid, et sellele saaks olema niivõrd jõhker vastulöök, et mäng ei vääri küünlaid. Aga kuna venelased ja hiinlased niutsuvad, siis on ju selge, et Trump tegi venelastele väga haiget. Nii et kulla sõbrad, kes te nüüd olete hirmsad Ukraina sõbrad ja hirmsad Vene vaenlased, vihkate kogu hingest Putinit. Miks te siis tunnete kaasa Madurole kui Putini ja Xi käsilasele? No ma ütleksin jälle kahepalgelisust rääkides, et Eesti riik, Eesti parlament, Tsahkna
tõi parlamenti meile ju seaduseelnõu, et nii-öelda Vene varilaevastikku kaaperdama hakata rahvusvahelistes vetes Eestis. Ja noh, see tegelikult ei ole kooskõlas rahvusvahelise merendusõigusega. Rahvusvahelistes vetes lihtsalt niisama minna ja võtta üle, nii nagu ka ameeriklased seal Kariibi meres tegid, tegelikult ei tohi. Aga kui meil oli vaja Läänemeres siin paugutada, me küll hakkama sellega ei saa, nagu on korduvalt tõestatud. Meie niisuguseid operatsioone loomulikult ära ei ole võimelised tegema, nagu ameeriklased seal tegid. Aga paberi peal me tegime selle ära. Ja siis ei olnud kellelgi mingit muret rahvusvahelise õiguse rikkumisega. Ja siis, kui nüüd Kariibi meres Trump seda teeb, mida meie siin nii-öelda lubasime venelastele teha, siis järsku Trump on paha. Ma ei saa sellest aru. See on minu meelest täiesti nagu, see on arusaadav ja seletatav ainult siis, kui sa saad aru, et tegelikult on motivatsiooniks antiamerikanism, tegelikult ei soovita, et venelasi nii-öelda surutakse positsiooni, kus neil kas raha saab otsa või jõud saab otsa ja selle tõttu ka nende agressiivsus saab naabrite suunas saab otsa, vaid soovitakse lõputut sõda, et müüa lõputult relvi ja Trump seda mängu ei mängi. Mina ootaks nüüd, et vaatame, Iraanis on meil ju väga põnevad sündmused käimas. Et millal siis need meie rahvusvahelise õiguse sõbrad ja Trumpi vihkajad hakkavad mulladele kaasa tundma. Juba tunnavad. Mullade režiim ju kõigub praegu ka, sõna otseses mõttes on kokku varisemas. Ja ma arvan, et varisebki kokku. Ja see on ikkagi selle väga sügava alanduse tulemus, mis oli siin eelmisel aastal, kui pommitati neid tuumarajatisi. Väga täpselt pommitati, kõik ei hävitatud, osa jäi maal terveks ja põhimõtteliselt mingisuguse võib-olla 5 aasta jooksul või kuskil niimoodi nad suudaks enam-vähem taastada sama seisu, mis oli sel hetkel, kui pommitati. Aga see näitas, et režiim on nõrk. Režiim, kes täristas relvi ja presenteeris ennast kui kunagise Pärsia impeeriumi uut võimsat ja sõjaliselt edukat ja kõiki ohustavat jõudu. See osutus blufiks kõik. Ja blufiks osutus ka see, et mõni aeg varem oli Iraan ja Venemaa sõlminud omavahel vastastikuse sõjalise abi või sõjalise koostöö täpsemalt, sõjalise koostöö lepingut. Sellest koostöölepingust ei realiseerunud mitte ühtegi punkti, mitte midagi. Venelased lihtsalt tegid sellise näo, et meisse see kõik ei puutu. Ei ega Venezuela on ju ka ikkagi Hiina ja Venemaa sõjalise abistamise sihtpunkt olnud ja sellest ka ei olnud kasu. Sellest ka ei olnud kasu, hiinlased ei liigutanud sõrmegi ja venelased ei liigutanud ka sõrmegi. Ja ütleme selles mõttes, kui me nüüd seda sama Iraani situatsiooni vaatame, siis mida need nii-öelda Trumpi kriitikud hakkasid ju suvel kohe karjuma, et oi, lubas, et ei alusta uusi sõdasid, aga ründas Iraani. Tuleb täpne olla. Trump lubas, alates 2015. aastast on lubanud, et tema ei luba Iraanil saada tuumariigiks. Ükskõik mida, ükskõik kuidas, tema sellel ei luba juhtuda. Ja teiseks on Trump lubanud, et tema ei pea pikkasid sõdasid. Temal ei ole kavatsust Ameerika vägedega minna sisse ja hakata tegelema nii-öelda demokraatia ehitamisega või siis nation building või kuidas iganes nad nimetavad, et lööb korra majja ja tuleb välja. Ja täpselt seda ta tegi ju Iraanis. Ja selle Iraani rünnaku tulemusel ju lõppes sõda, mitte ei jätkunud sõda. 12-päevane Iraani-Iisraeli sõda lõppes. Ta lõpetas väga kiiresti, väga ohtliku regionaalse eskalatsiooni võimalusega sõja Iraani ja Iisraeli vahel. Aga tulemuseks oli see, et ta lükkas Lähis-Idas hiinlaste ühe keskse liitlase tegelikult mängust välja. Ja nüüd ta lükkas Ladina-Ameerikas hiinlaste ühe kõige olulisema liitlase või platsdarmi mängust välja. Alati võib juurde lisada ka Venemaa. Ja kui me vaatame seda, miks Trump nii väga innukalt seda Ukraina rahu tahtis teha, on ju põhjus minu meelest on üsna ilmne. Ta tahab lüüa kiilu Venemaa ja Hiina vahele ehk võtta ära Venemaa vajadus sõltuda Hiina toetusest. Aga mu meelest me oleme praegu liikunud sinna, nii nagu ta ütleski, et kui kokkulepet ei tule, siis ma hakkan venelastele
haiget tegema. Ja ta teeb venelastele rohkem haiget on teinud mõne nädala või mõne kuuga, kui eurooplased siin oma 17 või 18 sanktsioonipaketiga on 4 aasta jooksul suutnud teha. Ja noh, ei näha ei ole, et eurooplased tänaksid teda selle eest. Ei, no eurooplased loomulikult ei täna. Aga noh, see on umbes niimoodi nagu kuskil mingisugused poisikesed käratsevad kellegi kallal ja ähvardavad tal nägu sisse lüüa ja see ainult irvitab selle peale. Ja siis tuleb ikkagi üks suur mees ja ütleb, et nii poisikesed, kobige jalust ära. Selle huligaani ma nüüd klopin läbi ja peletan ta siit piirkonnast minema. Ja seda ta teeb praegu, ta teeb ka Venemaaga seda. Muidugi mida venelased nüüd ilmselt teevad, venelased nüüd suruvad seda enam peale Ukrainas. Ja noh, ju nad seal midagi saavutavad, aga see kõik on lihtsalt nendepoolne vastureaktsioon ja püüe survet avaldada Trumpile, mis tegelikult tähendab seda, et Trump oma meetoditega, see sama Venezuela operatsioon, aga tõenäoliselt järgneb sellele veel teisi operatsioone, surub venelased seisu, kus venelased on sunnitud selle rahu ära tegema. Vahetaks pisut teemat, et noh, minu meelest, noh, me rääkisime siin Hiinast, Venemaast, aga see teine pool asjast, millest ei räägita, ei saada aru, aga noh, kui näiteks ikkagi Ameerika Trumpi see rahvusliku julgeoleku nõunik, kes ka vanglas käis, need inimesed räägivad avalikult sellest, et Trump on sõjas kontrolli alt väljunud USA süvariigiga. Ja Venezuela oli üks neist kohtadest, kus Ameerika süvariik, noh, CIA erinevad variorganisatsioonid tegelesid rahapesuga, iseenda rahastamisega, tegelesid siis Venezuelast Ameerika sisepoliitikasse sekkumisega niimoodi, et sai näidata, et meie käed on puhtad. Ja see on see, millega ta tegeleb ka ja nüüd me näeme selle nii-öelda teist aspekti või teist vaatust Minnesotas. Nüüd Minnesota on osariik, kus on Ameerikas kõige suurem somaallaste kogukond. Ja noh, absoluutselt üdini korrumpeerunud. Esialgsetel hinnangutel on seal petetud välja viimastel aastatel siis sotsiaalabidega, lastetoetustega, meditsiiniliste erinevate toetustega 90 miljardit dollarit. 90 miljardit dollarit, see on 9 ja 10 nulli. Ja noh, juba on tõestus, FBI ja Ameerika justiitsministeerium on näidanud ära, et osa sellest rahast tuli demokraatliku parteile tagasi. Somaallased said raha, Somaalias asuvad terroristlikud organisatsioonid said raha, aga demokraatlik partei sai ka raha. Ja noh, see on kohutav, kui korrumpeerunud see kõik on ja see ei ole võimalik, et sa varastad ära koos somaallastega 90 miljardit niimoodi, et kõik ei ole sellega seotud. Ja tänaseks päevaks on üsna selge, et seotud on kuberner Tim Walz, seotud on asekuberner, seotud on Minnesota peaprokurör, seotud on Minneapolisi linnapea, seotud on seal erinevad muud politseijuhid. Kõik nad on seotud sellega olnud, kõik nad on sellele katet teinud. Tuli välja hiljuti siis salvestus või noh, mingi pealtkuulamine, kuidas iganes, kus Minnesota peaprokurör nende samade somaallastega kaupleb endale raha neilt. Et tal on vaja seda, et noh, olla siis Somaalia kogukonna suhtes mõistev. Ja need, kes talle raha andsid, pandi hiljem vangi korruptsiooni eest. Ühesõnaga, see on läbinisti mäda ja korrumpeerunud. Samal ajal Ameerikas on siis Trump järjest süstemaatiliselt viib sisse oma föderaalseid immigratsioonipolitseinike osariikidesse ja püüab illegaalseid immigrante. Ja nüüd Minnesota oli see, kuhu nad läksid suurte jõududega sisse juba mingisugune 6 aega tagasi. Ja koos sellega, et seal püütakse kinni neid somaallasi ja haitilasi ja keda kõiki veel, ja koos sellega paljastatakse kümnetes miljardites korruptsiooni, noh on selge, et demokraatliku partei tippjuhtkond, Tim Walz oli ju Kamala Harrise asepresident, on vangi minemas. Ongi vangi minemas. Ja kuidas nad sellele reageerivad, nii nagu süvariik ikka reageerib. Ja paar päeva tagasi lasti maha üks naisterahvas seal samas Minneapolises, kes üritas autoga alla ajada siis neid föderaalseid immigratsiooniametnikke. Ja koheselt kogu vasakpoolne meedia hakkas ülesse kruttima uut George Floydi ehk Black Lives Matters narratiivi, kuidas
kuritegelik, mõrtsukalik, fašistlik politseinik tappis süütu, kaitsetu inimese ära. Täielik vale, absoluutne vale. Videod näitavad, kusjuures see naine oli siis palgatud aktivist, kes oli mitmeid päevasid juba jälitanud neid immigratsiooniametnikke, kohalikule kogukonnale siis nii-öelda sotsiaalmeedias teada andnud, et teie tänavale või teie piirkonda tulevad haarangud, takistanud, blokeerinud autoga nende teed. Ja siis, kui teda lõpuks hakati kinni pidama, sellepärast, et see on Ameerikas keelatud takistada politseinike töö tegemist, siis üritas lihtsalt üle sõita nendest politseinikest. Lasti maha selle käigus. Ja kohe on hakatud George Floydi. Ja mida ütles Tim Walz selle peale? Tim Walz ütles, et temal on plaan, ta veel ei ole seda plaani ellu viinud, temal on plaan mobiliseerida siis Minnesota rahvuskaart, et ütleme siis meie mõistes võib-olla Kaitseliidu sarnane asi. Ja sellel rahvuskaardile annab tema käsu kõik föderaalsed üksused osariigist välja ajada. See on sisuliselt siis Minnesota kuulutamine iseseisvaks riigiks Ameerika Ühendriikidest. See on Ameerikas surmanuhtlusega karistatav asi. Ja mis see tähendab? See tähendab, et süvariigi mänguplaan on ikka jätkuvalt. Selleks, et mitte jääda ilma oma korruptsiooniskeemidest, selleks, et mitte jääda ilma oma imporditud valijatest, sest kõik need somaallased said koheselt endale dokumendid, said koheselt ennast valijate nimekirja, said koheselt hakata demokraate valima ja mitte ühe korra, vaid ikka 10 korda käia valimisjaoskonnas, sest Ameerikas on keelatud küsida osades osariikides isikut tõendavat dokumenti. Et nad jäävad ilma oma valijatest, nad jäävad ilma oma rahast, nad on nõus pigem kutsuma esile kodusõja Ameerikas, kui sellest ilma jääma. Aga mina ütleksin niimoodi, et Trump on selle Black Lives Matter ja George Floydi olukorra oma eelmise ametiaja lõpus ära näinud ja ma arvan, et ta on selleks valmis ja ma arvan, et nad reageerivad väga kiirelt ja väga tõhusalt ja nad ei lase sellel juhtuda. J.D. Vance juba ütles, et see naiste rahvas, kes maha lasti, põhjustas ise oma tegevusega selle, et ametnik oli sunnitud enesekaitseks tulevama. Nii et ei, siin ei ole mingit käeväristamist enam. Siin ei ole mingit käeväristamist enam ja tegelikult ega siis kõik need skeemid, mida süvariik on rakendanud, on ju praeguseks paljastunud. Kogu see mehaanika, kuidas nad teevad, see kirbutsirkus, see nöörikeste tõmbamine, see on praeguseks paljastunud. Meil Eestis ei saada veel aru, kuidas meie süvariik, kes on ju sisuliselt selle demokraatide poolt juhitava ja nende alluvuses või allhanget neile tegeva Londoni, kellele meie omakorda allhanget teeme oma süvariigiga. Meil lähevad esialgu need trikid veel läbi. Ja meil on muidugi ikkagi trumpkaart on e-valimised. Et seni, kuni meil on e-valimised, seni kaua loomulikult märatsevad meil siin kontrolli all olevad erakonnad ja poliitikud. Ja see kõik on nii tülgastav ja läbinähtav, aga meil ei ole ka selliseid kriitilisi masse, kes tuleksid tänavale ja sõna otseses mõttes pühiksid koos oma hoonete ja aparatuuriga selle süvariigi minema. Nagu praegu Iraanis juhtub. Jah. On juhtunud ajaloos ennegi, kui 56. aastal Ungaris puhkes kommunismi vastane ülestõus, siis ka ju võeti ikkagi süvariik ühe esimese asjana see sama Nõukogude mudeli järgi tehtud Ungari oma KGB. Need hooned vallutati, seal tapeti neid agente, osa agente muidugi pääses põgenema, aga see pühiti ka minema. Ja ega teistmoodi ei saa. Ega Iraanis ka tapetakse praegu, ma nägin X-is videot, kus üks nii-öelda mõrtsukalik julgeolekujuht, kes siis on kuulus selle poolest, et ta dissidente piinab, sõitis autoga tänaval, kõrvale sõitis teine auto, kuhu ta lasti automaadi valanguga lihtsalt kogu lugu ja see toimub Iraanis praegu, et seal võetakse neid režiimi käsilasi järjest ja järjest maha ja see variseb seal ja ilma, et oleks vaja olnud mingisugust suurt vägede sisseviimist, Trump teeb asju täiesti teistmoodi ja selle Venezuela puhul ka, millest minu meelest inimesed Eestis peaksid aru saama, et meeldib või ei meeldi, aga meile on see kasulik, sest et Venezuela on seotud e-valimiste ja e-valimiste pettusega. Erinevatel andmetel Venezuelast korraldati valimiste võltsimisi, eelkõige siis elektrooniliselt, 70 erinevas riigis. Ja Eesti on ju üks neist vähestest riikidest koos Venezuela ja Venemaaga, kus on internetivalimised üldse olemas. Smartmatic on Hugo Chavez'e poolt loodud firma, mille siis kohalik Eesti nii-öelda variant
on seotud meie e-valimistega. Et kui Venezuelas lõpetatakse see asi ära, paljastatakse see asi ära, siis on lootust, et meie e-valimised Eestis kas jooksevad kokku või tulevadki meil lausa valimiskomisjon ise ütleb, et ei, et praegu on ikkagi riskid on nii suured ja IT-arendused on nii kallid, et me seekord ei saa seda teha ja vot näe, oleme ka siin, peame ikka natuke paberikarjale vaeva nägema, et kui nii läheb, siis me saame uuesti võimaluse normaalseid valimisi Eestis pidada. Et ainuüksi selle pärast me peame nagu olema väga rahul sellega, mis seal toimus. No selle peale muidugi faktikontroll ütleb sulle, et sul ei ole mingisugust tõendusmaterjali selle väite kinnitamiseks. Aga meie mingisugune ametkond on öelnud, et nii ei ole. No jah, üks kava, mis nad ütlevad, aga kui sa kuulad, millises paanikas nad on, millises hüsteerias nad on, kui väga nad kardavad neid arenguid, siis ma ütleksin, et rohkem polegi vaja. Ja no ma arvan, Euroopas tehakse seda asja niimoodi, et siin ikkagi kukutatakse neid valitsusi ja kukutatakse ka Euroopa Komisjon. Ma olen seda mitu korda ka siin ja seal ka välja öelnud korruptsioonisüüdistustega. No kui me ikkagi võtame selle õnnetu Ursula von der Leyeni, kes on tõesti üks õnnetu nähtus, laostas täielikult Bundeswehri, kui ta oli Saksamaa kaitseminister, no täielikult laostas. Aga see oligi tema ülesanne ju. Muidugi. Ta kogu aeg teeb seda, et hävitada rahvusriike, et hävitada Euroopa elujõudu. Aga tuletame meelde, et ta on seotud nende vaktsiinihangetega. Ja need ei ole lõpuni jõudnud need uurimised ja see skandaal tuleb veel ühel hetkel täie pauguga välja ja pühib, ma ennustan selle Ursula von der Leyeni komisjoni siit maamuna peal. Ei, no sama asi, mis selle Tim Walziga on. 90 miljardit varastasite ära koos somaallastega. Läbi selle, et 80% kohalikke somaallasi on kõik kuulutatud puudega. Läbi selle, et avati 10 lasteaedasid, mis on registreeritud põhimõtteliselt postkontorisse aadressiga, kus ühtegi lasteaia kasvatajat ei ole. 6 miljonit dollarit kuus maksti nendele mitte eksisteerivatele lasteaedadele ja neid on 10. Et sellega mindi neile kallale ja sellega väänatakse neil käed raudu ka seal. Euroopas on natuke teistmoodi, aga põhimõtteliselt nad on ju varastanud, see nii-öelda liberaalne režiim, liberaalsed aktivistid on varastanud meid ju miljardite ulatuses Eestis ka. Kujutame nüüd ette seda, et ühel hetkel ikkagi tulevadki välja need andmed, et meie süvariik, meie poliitiline eliit on seotud rahapesuga. Ja mitte selle vana rahapesuga, mida meie paljastada püüdsime, mis loomulikult laua pealt maha pühiti. Mille eest meid valitsusest välja kukutati. Üks põhjus muidugi, jah. Aga on seotud juba selle rahapesuga, mis on käinud läbi Ukraina. Ja need sajad miljonid, kõige selle kolme aasta jooksul, ma mõtlen Eestit pean silmas, juba Eesti rahasid on siin paar miljardit, mida me oleme kõik andnud Ukrainale. Et kui palju sealt on kõrvale läinud, kui palju sealt on ringiga tagasi tulnud Eestisse, kellele see on tagasi tulnud, mille kõige suhtes meie süvariik on silma kinni pannud. Osaline olnud. Meie finantsinspektsioonid on silma kinni pannud, rahapesu andmebürood on silma kinni pannud, kriminaaljälitused on silma kinni pannud. Kõik see mitmekordne kontrollsüsteem sisuliselt ei ole toiminud, sest kõik on saanud oma osa. Jah, no ma korra veel isegi ütleksin uuesti, et kui Kaja Kallas otsis siin vabale maailmale uut liidrit, siis minu meelest otsingud on lõpetatud. Vabal maailmal on uus liider, selle liidri nimi on Donald Trump ja ta tõepoolest teeb seda maailma vabamaks. Ja tagasi tulles nende nii-öelda rahvusvahelise reeglite põhise maailmale, kui reeglid ja õigus on selline, et nad kaitsevad narkoterrorismi, inimkaubandust, teiste riikide valimiste võltsimistele kaasa aitamist, kommunistlikke piinakambreid, siis need reeglid ausalt öeldes tulebki kõrvale lükata. Kui need reeglid kaitsevad massiimmigratsiooni, rohepöörde kaudu vaesumist, laste asutustes ja kooli haridusasutustes homo- ja transideoloogia läbisurumist, siis need reeglid ongi vaja kõrvale lükata. Nende reeglite pärast ei ole küll vaja muretseda. Nende asemele peavad tulema normaalsuse reeglid ja Trump ajab seda asja ja sellest on meile kasu. Rääkimata sellest, et kui nad nüüd Venezuela naftat hakkavad pumpama, siis läheb nafta hind seal kusagil $40-50 vahele ja
kõik me hakkame odavamat bensiini ja diislit saama. No, selle üle venelased kiunuvad muide praegu kõik. Ja see ongi see, mida Trump tegi. Miks ta seda teeb? Miks ta võtab kasutusele nii palju naftavarusid Ameerikas endas, aga ka siis sunnib Venezuelat, kes ei saanud ju hakkama absoluutselt oma enda naftavarude kasutusele võtuga, sest nad on nii kohutavalt korrumpeerunud. Aga sa jätsid lisamata, et see sama rahvusvaheline õigus selle raamides surutakse maha rahvuslikku identiteeti, suukorvistatakse inimesi, tühistatakse inimesi, tsenseeritakse, on mingisugused faktikontrollid, mis peavad siis tõestama, et ainult üks ideoloogiline narratiiv on see üks ja ainuõige. Et ma ei taha sellist rahvusvahelist õigust. Ja seda jõustab kaks suurt globaalset organisatsiooni. Üks on ÜRO ja teine on Euroopa Liit. Ja ÜRO ju sai minu meelest kabelimatsu praegu. Trump andis korralduse üle 30 erinevast ÜRO. 66. Kokku 66, aga pooled olid umbes ÜRO allasutused, et lahkuda rahvusvahelistest organisatsioonidest ja rahvusvahelistest lepingutest, mis on kahjulikud Ameerikale. Ja seal on igasugused hullud homoüritused, seal on hullud kliimapaanika üritused, seal on see on kõik võimalikud sellised Araabia terroristide mingisugused jutuklubid, et see on see, mida vaatad ja ütled, et seda ta lubas ameeriklastel oma valimiskampaanias, ta teeb seda, see on asi, millest konservatiivid ja parempoolsed on unistanud ainult, pooli hääli rääkinud, et küll oleks tore, kui saaks teha, ja tema teeb ära. Ja ma vaatasin just hiljuti CNN, kes on muidugi ju naeruväärne vasakäärmuslik propagandakanal, CNN viis läbi küsitluse, Trumpi populaarsus on suurem kui kunagi varem. Suurem kui kunagi varem, ta on oma enda partei toetajate hulgas on rekordpopulaarne. Populaarsem kui oli George Bush, populaarsem kui oli Joe Biden, populaarsem kui oli Obama. Et ta on oma enda partei toetajate hulgas praktiliselt tipus toetuse poolest, pluss ka teiste partei, ütleme, demokraadid toetavad teda seal umbes 30%, need nii-öelda mitteparteiliselt seotud ehk vahepealsed või ise need nii-öelda sõltumatud, need toetavad teda seal umbes 40%, et ta on erakordselt populaarne president, lihtsalt põhjusel, et ta teeb seda, mida ta lubas. Ja, aga siin on, me ei ole maininud muidugi otseselt Euroopat puudutavat teemat, see on Gröönimaa. Ja tegelikult peaks sellest rääkima, sellepärast, et Steve Miller, kes on Trumpi üks mõjukamaid nõuandjaid ja ta on nimetatud isegi halliks kardinaliks, on ju väga selgelt öelnud, aga millel õigupoolest põhinevad Taani pretensioonid Gröönimaale? Ja tegelikult tõepoolest, millel põhinevad? Põhinevad sellel, et kui Taani ja Norra ühisriigist lahku lõid, lahutati nagu ära, mõlemad muutusid omaette kuningriikideks, see oli siis 1700 mingitel aastatel, seal ma ei mäleta 62 või mida, ma võin aastaga eksida, siis lepiti kokku, et Gröönimaa, kus ei olnud ei Norra ega Taani asustusi, võib-olla mõni üksik hülgekütt seal nende inuitide hulgas elas, et see jääb nüüd Taanile. Tühi jääväli, et see tühi jääväli jääb Taanile. Ameerika Ühendriike sel ajal veel ei olnud. Sõnaõigust selles küsimuses ka ei olnud. Ja see on nüüd siis sellest Taani suvereniteet. Gröönimaal elab praeguse hetke seisuga 56 000 inimest. See on ümmarguselt enam-vähem nagu Pärnus, eks ole. Et kas, aga jääväli saar ise on umbes sama suur kui kogu Lääne-Euroopa. Et missugusest suvereniteedist selle 56 000 inimese puhul, kes kõigele lisaks elavad veel umbes paarikümnes asulas, kõige suurem on see mingi umbes 20 000 Nuuk, mis on siis nagu selle autonoomia pealinn. Et see ei ole ju võimeline kaitsma seda hiiglaslikku jäävälja ei Vene allveelaevade eest, ei Hiina allveelaevade eest, ei Vene mingisuguste, ma ei oska öelda, radarijaamade eest, luurekeskuste eest, mida võib ajutiselt kas või püsti panna sinna mingite, ma ei tea, konteinerite ja telkidega. Aga ameeriklased on võimelised seda tegema. No minu meelest siin jälle röögitakse loosungeid ilma, et küsitakse, et mis nüüd päriselt toimub. Ja päriselt toimub loomulikult see, et see on veel üks punkt, kus Ameerika
Trumpi juhitud Ameerika on strateegilises vastasseisus Hiinaga ja Hiina liitlastega ja Hiina liitlane praegu on siiski ka Venemaa. Ja kui te vaatate maakera ülevalt poolt, pooluse poolt, siis Gröönimaa nii suur ei ole, kui ta meie nii-öelda kandiliseks joonistatud kaardi peal, eks ole. Et ei Siber ega Gröönimaa ei ole tegelikult nii suured, kui ta nii-öelda välja venitatud kaardiga on, kui sa vaatad gloobust ümmargust, et siis Gröönimaa on see saar, mis on põhimõtteliselt Siberi ja Kanada vahel ja kust lendaksid üle näiteks tuumaraketid. Ja kust kaudu muide lendavad, kui me hakkame siit näiteks Helsingist sõitma New Yorki, siis me lendame ka üle põhjapooluse, sest et see on palju lühem teekond. Et see on strateegiline võistlus Hiina ja Ameerika vahel ja selles võistluses tõesti ei Taani ega ükski teine Euroopa riik ei ole võimeline konkureerima hiinlastega ega isegi mitte venelastega ja ammugi mitte ameeriklastega. Et see on üks teema, mis siin on. Teine teema on see, millest meil üldse aru ei saada. Mina olen rääkinud Taani erinevate poliitikutega. Taani konservatiivid eriti ei armasta Gröönimaad. Taanlastele väga meeldib, eriti Taani rahvuslastele, Taani konservatiividele väga meeldivad Fäärisaared, sest Fäärisaartel elavad taanlased, päris taanlased ja Fäärisaared on konservatiivsed. Aga Gröönimaal ei ela taanlased, Gröönimaal elavad, eks ole, need siis, ma ei tea, eskimod või inuidid või kuda iganes me neid nimetame, jah. Ja kusjuures nad ei armasta Taanit. Nad ei ole kunagi armastanud Taanit, aga kuna Taani riik maksab väga-väga suuri summasid subsiidiumeid, nii-öelda regionaalpoliitilisi subsiidiumeid, siis nad mille eest seal usinalt juuakse ja narkootiga. Ja, mis on suhteliselt, nii nagu ikka, kui sa elad sotsialismis, siis on igasuguseid asju võimalik teha. Aga taanlased ei... neile see nii-öelda Gröönimaa tegelikult ei ole nii kallis. Aga loomulikult ei saa ükski Taani poliitik, ei vasakpoolne ega parempoolne öelda, et võtke kui tahate. Loomulikult ei saa. Ja nüüd me oleme veel ühe olulise punkti, nagu peame aru endale andma. Miks Mette Frederikson, Taani peaminister, on muutunud järsku Kaja Kallase taoliseks sõjaprintsessiks? Mette Frederikson on tavaline vasakpoolne nagu need naispoliitikud meil siin Euroopas kõik on, selline empaat, esiempaat Taanis, kes on juhtinud vähemusvalitsust pikemat aega ja kes on väga ebapopulaarseks, tema valitsus on muutunud ebapopulaarseks ja tema partei on muutunud ebapopulaarseks ja Taanis on valimised tulemas. Ja nüüd Mette Frederikson, kõvatades Gröönimaa teemal, üritab nii-öelda üle mängida või nurka mängida konservatiivseid jõudusid. Et tema on kõvem Taani rahvuslane, kui Taani rahvuslased on. See on põhjus, miks Mette Frederikson kuulutab välja seal erakorralisi valitsuse istungeid ja ma ei tea, ähvardab NATO lagunemise ja muude asjadega. See on puhas sisepoliitika. Tegelikult on Taanis vähe neid poliitikuid, vähe neid sõjaväelasi, vähe neid ühiskonna tegelasi, kes päriselt oleks valmis või kangesti tahaks, et see Gröönimaa neile jääks. Ja samal ajal gröönlased on pikalt tahtnud saada iseseisvust. Ja kui nad selle iseseisvuse saavad, siis nad teevad mingisuguse väga sootsa rahalise kokkuleppe ameeriklastega, nagu ameeriklased on palju teinud. Siin ei ole üldse tegelikult mingit draamat. Aga kui su tagant tõukavaks jõuks on anti-amerikanism ja Trumpi vihkamine, siis muidu saab draamat. Aga ma arvan, et see lahendataksegi rahadega. Seda on öelnud nii Rubio kui siin teisedki, et nad hea meelega ostaksid Gröönimaa ära ja ma arvan, et nendel gröönlastel on suhteliselt ükskõik, kes neid lõpuks üleval peavad. Kas ameeriklased või taanlased ja kui ameeriklased teevad parema pakkumise ja sinna tulevad veel ka mingid Ameerika sõjaväebaasid, mis hakkavad sinna veel rohkem raha sisse tooma, tarbijaid tekitama ja häid kauplusi püsti panema, mida seal praegu ei ole, siis ma arvan, et need gröönlased on täiesti rahul selle kõigega. Ja kusjuures praegu juba räägivad nii, et Gröönis on ka oma parteid ja oma opositsioon ja oma koalitsioon ja Grööni, siis ütleme opositsiooniparteid ei sõima ameeriklasi, vaid sõimavad Taani valitsust. Ehk et need ei saa asjadest aru ja need ei seisa Grööni kohalike elanike huvide eest, vaid ajavad seal mingid oma asja. Ehk siis see jälle pilt, mida meile siin peavoolumeedia esitleb, see on
noh, see on nii piinlik moonutus või nii piinlik vale jälle, et no sellega ei ole mitte midagi peale hakata. Nii et noh, see kõik, aga mida ma nagu kokkuvõtteks ütleksin selle teema peale on see, et need sündmused liiguvad kiiresti. Ja need sündmused ei liigu samas šabloonis, nagu on siiamaani, me oleme harjunud mõtlema Ameerika nii-öelda sekkumisest maailma asjadesse. Nagu, kui ma kuulan seda kriitikat, mida Trumpi suhtes tehakse ükskõik kas Iraanis või Venezuelas või midagi, siis põhimõtteliselt kriitika seisab eeldusel, et Trump teeb samamoodi nagu tegi Bush, teeb samamoodi nagu tegi Obama, nagu tegi Hillary Clinton oma Araabia kevadega, aga Trump ei tee. Pole teinud siiamaani ja mina ei näe, et ta teeks praegu ka. Noh, ainuüksi see, mis Rubio ütles, et ennem kui hakatakse midagi seal Venezuelas ümber korraldama, tuleb olukord stabiliseerida. Noh, minu meelest täiesti teistsugune lähenemine. Jaa, aga Rubio on öelnud ka, et ja Trump on ka öelnud, et Kuubat ootavad ees rasked ajad, nii et ma ei välista, et enne kui lahendatakse Gröönimaa küsimus, lahendatakse Kuuba küsimus. Ei, aga need on dominod, Kuuba ju lüpsis Venezuelat ja Venezuela majanduslikku võimsust, seda naftarikkust koos hiinlastega. Ja Kuuba majandus on täna praegu sellises olukorras, kus elektrit ei ole suurem osa päevast, suuremal osal saarest, kütust ei ole mitte kusagil, inflatsioon on pöörane, süüa praktiliselt ei saa. Et seal on, ja see on muide ju sama seis on Iraanis. Iraanis ka ju on see, mis lõpuks rahva tänavale tõi, oli majanduslik viletsus. Inflatsioon oli nii hüppeline, et kauplejad keeldusid poode avamast, sest see raha, mida neile pakuti, sellega ei olnud midagi peale hakata. Nii nagu Saksamaal 20-ndatel inimesed tõid sulle käruga, tõid rahapakke, et saada ühe pätsi leiba. Ja sellises olukorras sul võib ju olla kõike nägev silm ja kõiki võid pealt kuulata ja politsei ja kes kõik võivad isegi rahva pihta tule avada, aga näljased inimesed ei hooli sellest enam. No asi on selles, et seal on ikkagi kriitiline mass, seal on 100 miljonit inimest ja kui see 100 miljonit laientama läheb, siis sa ei lase 100 miljonit inimest tänaval maha lihtsalt. No ja politsei juba vahetab poolt Iraanis osades linnades. Meil on selles mõttes õnnetu olukord, et meil seda kriitilist massi ei ole ja eestlane on alandlik ja harjunud sellega, et kui kuidagi ei hakkama ei saa, siis kuidagi ikka saab, et ma lähen siis maale ja teen peenramaad natukene ja kasvatan oma kurgikest ja tomatikest ja tiilikest ja kartulikest ja kuidagi moodi ma ikka venitan otsaga kokku. Päris nälga ka ei jää. Kui elektrit ei ole, siis elektrit ei ole. Eks saab siis ju küünlavalgel ka ja tänapäeval on ju väga head patareid, igasugused LED-lambikesed ja asjakesed, et saame hakkama. Vaadake, kuni me oleme selle mentaliteediga, et saame hakkama, meid lüpstaksegi lõpmatuseni. Sest et me saame ju hakkama. Meid võib ju lüpsta. Saame hakkama. Aga näete, on teised rahvad, kes ütlevad, et ei saa enam hakkama. Need, kes meid lüpsavad, tuleb pukist minema lüüa ja siis tuleb hakkama saada juba uue režiimiga. Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Aga nüüd on meil telefonil Siim Pohlak, Tre Raadio endine või senine omanik. Tere Siim! Tere! Räägime siis, ma tean, et meie saatekuulajad on ahastuse äärel, et nii hea saade nüüd mingisugused ümberkorraldused saavad. Mis meil siis oma kuulajatele öelda on? Jah, kahju on ja ega see otsus tuli väga raskelt, aga aastaid oli juba tegelikult raske võitlus, et seda Tre Raadios käimas hoida ja et ka saade saaks eetris olla endiselt nendel sagedustel, nii et kahjuks see otsus tuli ära teha ja vahest lihtsalt on oluline õigel ajal aru saada, millal tuleb lõpetada, et otsad kokku tõmmata, arved maksta ja eluga edasi minna, aga kahjuks jah, räägime asjast saadet, uued omanikud ja üldse poliitilisi saateid eetrisse ei pane. Aga me päris ära ei kao. Tähendab, mina annan siit praegu kõigile meie kuulajatele selge kinnituse, et räägime asjast jääb alles ja me läheme teistesse erinevatesse kanalitesse. Me saame, kuna see on nii-öelda sündikeeritud saade, ehk ta on olnud erinevates raadiokanalites ja need erinevad raadiokanalid on nüüd läinud erinevatele omanikele, siis osad omanikud peavad praegu läbirääkimisi, et saadet jätkata, et suure tõenäosusega Lõuna-Eestis me jääme samamoodi eetrisse nagu siiamaani, on nii või? Jah. Ja ilmselt ka Saaremaal, aga siis ülejäänud Eestis meil on kindel plaan, et me hakkame tegema siis nüüd video podcasti ehk siis lisaks helile me teeme ka
pildi. See kindlasti on sama põnev vaadata kui muru kasvamine või värvi kuivamine, kui mina ja Mart istume laua taga ja räägime mikrofoni, aga pidi olema praegu pop formaat. Et sellega me kolime YouTube'i, võib-olla ka Spotify'sse, teistesse sellistesse kanalitesse, et siit üleskutse kõigile meie kuulajatele, et nähke see vaev ära, otsige meid üles uutest kanalitest internetis. No ma arvan, et siin ei ole küsimus ainult selles, et otsige meid üles, vaid me ikkagi paneme käima ka oma reklaamikampaania vähemalt uutes uudistes ja on võimalik osta siia sinna mujale ja teha reklaami, et me oleme nähtavad ja kuuldavad ja rõhutan ka nähtavad. Ma juba peeglis harjutan poose. Et podcast on siis selline, kus meil on ka pilt juures. Uute uudiste leheküljel on meil alati helifail üleval pärast saadet, nii et selles mõttes me mingil juhul ei jäta kuulajaid pimedusse ja pimeduse all me peame silmas loomulikult liberaalset propagandat. Aga siin võib-olla paari sõnaga räägid, et see protsess ka, et ütleme siis niimoodi, et meie kuulajad saavad sellest teada suhteliselt lühikese etteteatamise ajaga, meie saime sellest Mardiga teada pisut varem, aga ka mitte väga palju varem, mismoodi me siia välja jõudsime ja mismoodi see üleminek nüüd sinu vaatest välja näeb? Jah, no eks see oligi viimane valik, et ikkagi mitu aastat õnnestus edasi toimetada ja tegutseda ja kui räägime asjast saate peale ka mõeldes, tegelikult 10 aastat on see olnud ka Tre Raadios eetris, 11. aasta hooaeg praegu läks käima, et ja nüüd lõpeb, et sellise pika ajalooga raadiosaate ka pole Eestis tegelikult väga palju, et lisaks ka siis kõige kuulatum poliitiline saade. Aga Tre Raadioga on niimoodi, 16. jaanuar on viimane eetripäev, teeme viimase saate ja sealt edasi siis alustab uue nime ja uue sisuga raadiojaam. Uus omanik, eks ole. Ja eks siis uus omanik on raha maksnud, omanik teab, mida ta tahab siia sisse panna ja ega meil sellega mingit kobinat ei ole. Meie teame, mida meie tahame teha, meie tahame seda raadiosaadet edasi teha, sest oleme ausad, valimisaasta on tulemas, natuke rohkem kui aasta pärast on valimised ja ma arvan, et räägime asjast on olnud kindlasti üks neid, meie siis selliseid sõnumi kandmise kanaleid, kus me oleme maailma üritanud lahti harutada ja lahti seletada Eesti inimestele, üritanud ka pakkuda mingit perspektiivi, et mida siis oodata võib ja kuidas sellele reageerima peaks. Et selline nii-öelda analüüs ja prognoos on meie siin saates siiski kogu aeg sees olnud. Aga meie oleme väga tänulikud esiteks sulle ja Tre Raadiole, et me oleme saanud 10 aastat eetris olla, me oleme muidugi väga tänulikud kõigile neile, kes on meid Tre Raadio eetris kuulanud ja me paneme kõigile südamele, et me ei kao ära ja otsige meid üles siis teistest alternatiivset kanalitest. Mina vaatan selle asjale niimoodi, et uks läheb kinni, teine uks läheb lahti, et kui me nüüd läheme nii-öelda moodsatesse kanalitesse, ütleme siis rohkem veebi, YouTube'id või Spotify'd või mis need muud asjad on meil, et siis me tegelikult omame ka potentsiaali kuulajaid juurde saada. Absoluutselt jah, et võitlus jätkub ja kindlasti on võimalik uutes kanalites jõuda ka täitsa uute sihtgruppideni. No mul on muidugi kahju, kuna ma olen teinud lisaks räägime asjast saatele ka ajaloominuteid. Ma arvan, et ajaloominuteid me ka podcasti vormis jätkame. Kohe otsa siis räägime asjast saatele. Aga millest mul on siiralt kahju, vana country sõbranna kaob ilmselt ära selle uue raadio, uue omanikuga Country Express. Et Country Expressist jäävad kõik, kes on country sõbrad olnud ja seda saadet on kuulanud ilmselt ilma. Ja sellest on mul siiralt kahju. Nii on jah, et uus omanik tõmbab tegelikult seda muusikalist fookust ka natukene kokku, et Tre Raadios oli see nagu mitmekülgsem, aga eks see kõik siis paistab tulevikus, aga jah, nad praeguste saadetega enamustega ei jätka. Ma pean ausalt ütlema, ei ole halba ilma heata, ega sa kirjutasid ka vist, ma mäletan oma Facebookis või kuskil, et nüüd jääb rohkem aega perele ja mis mulle rõõmu valmistab, nüüd jääb rohkem aega parteile. Absoluutselt jah, et tõesti see koormus eriti lõpuaastatel läks ikka väga suureks, et kui inimestel on vaja palgad maksta, pered on seal taga ja kõik need probleemid, siis see tegelikult ikka oli juba väga koormav, nii et ühtpidi on mul väga kurb ja teistpidi ikkagi hea meel ka, et tekib aega juurde. Aga mis me ikka siin nutame? Minu meelest ei ole meil muud kui, et sina said nii-öelda viisaka joone alla, maksud on makstud, palgad on makstud ja kõik on korrektselt ära lõpetatud. Meie saame astuda natukene oma mugavustsoonist välja ja otsida uusi kuulajaid uutes kanalites ja poliitika jätkub ja ka räägime asjast jätkub. Nii et kutsume kõiki oma kuulajaid üles meiega edasi olema. Kõike head. Kõike head sulle ka, Siim. Raadiosaade Räägime asjast
Eesti asjadest nii nagu need on, räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee.